Tere tulemast Herbaseni podcasti. Mina olen Mai, meil on käes osa 57 ja minuga on täna siin imeline Katrin. Tere sulle! Tere! Aitäh kutsumast, väga tore. Meil on ka tore, sellepärast et ma olen sind natukene põgusalt jälginud ja Bliss Yoga käib siit ja sealt läbi. Ja mul on väga hea meel, et täna ma saan päriselt küsida, mis asi see Bliss Yoga üldse on? Väga tore, et sa niimoodi küsid ja annad tagasisidet, et see jõuab ka nagu natuke niimoodi ringkonnast nagu kaugemale. No Bliss Yoga, see on nagu selline pikem jutt. Ma ei tea, kas ma siis hakkan algusest pihta, et kuidas ma selleni jõudsin või... Hakka algusest. Ma olen joogaõpetaja olnud kuskil 10 aastat ja alustasin Kundalini joogaga. Ehk siis see oli selline esimene elumuutev kursus, Kundalini jooga õpetajate kursus, kus ma siis nagu enne ei teadnud joogast midagi ja siis äkki sukeldusin sügavale sinna maailma. Ja see tõesti, see oli nagu väga selline, kuidas ma ütlen, ta ikkagi pani väga sügavale endasse vaatama, ehk siis see õpetajate kursus oli ka aasta aega kestis, et seal on nagu ikkagi sellised sügavad protsessid, mis sa läbi käid ja ise endas selgusele jõuad. Ja siis sealt sujuvalt hakkasingi õpetama ja gruppe looma ja siis 2-3 aastat niimoodi ma läksin ja siis ühel hetkel ma tundsin, et midagi ei ole nagu päris see, et ma nagu teenin mingit teist kogukonda ja ma täpselt ei tea, kuhu energia läheb ja ühesõnaga mul tekkisid mingi selline tunnetus ja mingid kahtlused. Ja ma kuskil protsessisin võib-olla neid mingi 1,5 aastat, ehk siis ma hakkasin nagu tunnetama, mida teha, mida mitte. Ma nägin ära nagu mingid kohad, kui ma olen grupiga, et mis toetab gruppi ja mis mitte. Ja kui Kundalini joogas on väga reglementeeritud see ülesehitus, et siis ma lihtsalt nägin ära, et mul on endal tunnetus ja teadmised, kuidas minna inimestega sügavamale. Ja siis sealt hakkas vaikselt tulema sisse see teadmine, et ma pean minema oma teed, et ma pean ise midagi looma. Ja seal muidugi see sisemine kriitik tuleb ju sinna juurde, kohe hakkab ütlema, et sa oled veel võib-olla vähe kogemusi ja mis sa siin nüüd hakkad mingisugust iidseid teadmisi omal käel väänama ja seal tuleb nii palju seda nagu neid piire ette. Aga ma sain ühe tõuke ühelt selliselt selgeltnägija sessioonilt. Ma ei ole ka tegelikult väga selline, kes käiks kuskil selgeltnägijate juures, aga vahel meie ellu ju satuvad ja siis see oli ka täiesti juhuslikult, et mulle tehti üks sessioon ja see oli väga põnev oli selles mõttes, et mul ei olnud neid küsimusi valjusti üldse nagu välja öeldud sellele inimesele, kes siis seal vahendas, aga vastused tulid. Et mulle öeldi nagu need asjad, nende kahtluste kohta öeldi nagu niimoodi, et sa võid vabalt minna, et sul on see sisemine drive ja see jõud ja mine ja tee oma asja. Et see vastused tulid enne küsimusi ja see oli nagu selline, et mul oli nagu vau, külmavärinad lasid üle ja siis ma teadsin, et nüüd on aeg küps. Ja siis sellest hetkest ma hakkasin vaikselt looma Bliss Yogat. Et ma hakkasin tunnetama, nagu teadsin, et ma lähen nagu oma teed ja siis mis sellest nüüd täpselt tuleb, ma veel ei teadnud, et kuidas see süsteem hakkab toimima üldse. Et ma vahepeal õppisin veel in-jooga õpetajaks ja hästi palju sellist jooga anatoomiat juurde, et mul oleks nagu nii-öelda baasteadmiselt üleni igalt poolt. Ja siis sellel baasil ma saan siis ise minna ja ise looma nagu hästi sellise teadlikult ja enesekindlusega. Ja siis see sündiski, ütleme siis viimased 2 aastat on olnud ta juba selline üsnagi kindel
kindel joogastiil juba nagu minu jaoks ja noh, ka inimeste jaoks ka ja klientide jaoks. Ja kogu selle olemus on siis selline, et ta on nagu kehatöö läbi naudingu. Et see bliss sõna seal sees tähendabki siis sellist õndsat olekut ja naudingut. Ja kuidas siis sinna jõuda? Ja ütleme tunni või pooleteise juures, et kuidas see nii-öelda laine nagu töötab. Et mul tavaliselt see tund algabki nagu hästi sellise tugeva kohale tulemisega või kohale toomisega siis mul on igas tunnis üks sõnum, et ma võtan välja ühe teema, mis kõnetab tegelikult mind ja tavaliselt ma saan hästi palju tagasisidet, et see on just see teema, mis kõnetab ka joogatajaid ja mu kliente, kes teevad kaasa, et see on kuidagi see ühisväljas loomine ja ma lähen siis selle teemaga nagu sisse, ehk siis me tegelikult teeme kõike kehatööd, hoiame fookust natuke sellel teemal. Et see ei ole ainult kehaline, vaid me paneme sinna juurde ka midagi, võib-olla mingi väike terake, mingi mõttetera, millest inimene saab abi, et mis sellel hetkel just puudutab. Näiteks täna mul oli just online tund hommikul ja tänane teema näiteks oli sissetõus ja sellest me võime nüüd eraldi pärast rääkida, et see on nagu hästi põnev teema. Aga see joogastruktuur, joogatunni struktuur läheb siis edasi, tavaliselt on mingi soojenduse osa, siis on selline natuke aktiivsem osa, et isegi tugevam, kus on ka sellised tugevad võib-olla hingamised ja mis lükkab inimese natuke mugavustsoonist välja, sest sealt tuleb see, kus meel läheb siis vaikimasse nii-öelda nagu seisundisse, et meel ei ole nii aktiivne, et sellise mugavustsoonist välja lükkamisega ja me saame meele justkui enda kontrolli alla. Siis edasi tuleb üks hingamise osa, kuna ma olen hingamisterapeut ka, siis ma olen nüüd joogatundidesse lõpuossa pannud sellise üsna intensiivse hingamise osa, mis siis veel lükkab natukene nii-öelda sügavamale ja siis on lõdvestus ja selline helikausi või mingi helirännak sinna peale. Siis inimene jõuab üldiselt selle tunni ajaga üsnagi sellisesse seisundisse, kus ta kogeb seda avardunud olekut ja seda, kuidas kõik saab alguse nagu sinu seest. Vot selline lugu. Sinna tundi tahaks juba isegi tulla selle kirjelduse. Muidugi oled oodatud. Aitäh, aga kuidas sa otsustasid, et sa lähed just Kundalini õpetajaks õppima või kus sul see otsus tuli, et nüüd ma lähen vaatan, mis asi see jooga üldse on? Jaa, no see tegelikult, see oli mul nagu juba natuke varasemalt kusagil kuklas. No vaimsete teemadega ma olen kokku puutunud väga varasest noorusest juba, ütleme teismelise eas juba ja võib-olla ütleme teadlikumalt 19-20, kui ma olin. Ja need vaimsed teemad, minu selliseks esimeseks avajaks oli siis Luule Viilma oma ellujäämisõpetustega, see on siiamaani nagu popid raamatud ja need on täiesti aegamatud, et kes nüüd võtab raamatu ja vaatab, et mingi 90-ndatel või 80-ndatel kirjutatud, siis tegelikult info on täiesti aegumatu, et võib vabalt eneseabi raamatutena kasutada ja ma tegelesin väga palju enda sisemaailmaga. Aga kuidagi selle füüsilise poole ma jätsin nagu, et see oli nagu mingi muu asi, et siis pidi, mul oli nagu kuidagi see tunne, et teeme siis trenni, et ma olen nagu kuidagi sportlik, et ei pannud nagu seda kahte osa kokku. Ja siis ühel hetkel kuidagi hakkaski tulema mingit infot selle Kundalini jooga kohta. Tavaliselt ju elus käivad need pöördepunktid, et see info hakkab kuskilt tulema, et infot on ju palju ja siis äkki mingi asi haarab su tähelepanu, kas oli mingi artikkel kusagil või midagi hakkas mind tõmbama seal, et ma isegi väga ei süvenenud, et miks see. Seal oli midagi müstilist ka, midagi tundus midagi müstilist seal, et võib-olla see, et räägid, et Kundalini jooga on ohtlik ja siis kohe nagu tõmbus, mis seal siis nagu on. Aga ta on hästi tugev ja ta sisenemiseks nii-öelda on nagu
väga hea koht, et kes tahab sellist hästi tugevat sisenemist, et tavaelust nagu välja. Ja siis jah, kuidagi sattusin, käisin esimeses tunnis, kohe võtsin mingi algajate kursuse ja siis järgmine oli juba õpetajate koolitus, nii et noh, see oleks kohe niimoodi, et ma ei olnud väga palju praktiseerinud, läksin kohe lihtsalt sügavuti. Aga kust see otsus tuli, mis riiki minna koolitust tegema, sest tegelikult pakkujaid on ju ka erinevaid? Ja no see oligi tegelikult, seal oli selles mõttes see pakkumine või see koolitus oli selles mõttes äge, et oli kõik Eestis, aga kõik välismaa õpetajad käisid siis Eestis, see moodulõpe, ta kestis aasta aega. Ja no ütleme aasta aega kusagil päris välismaal on nagu noh, oli keerulisem minna, sest mul oli ka töö ikkagi siis sel ajal veel nagu palgatöö. Et siis see tundus hästi sobiv variant ja tundus hästi sügav, et mind ei kõnetanud need stiilid või kus sa saad nagu kiirelt ja kergelt, et mind huvitas just see sügavus, sest kuna ma vaimse teemaga olin hästi palju kokku puutunud ja sealt ma sain nagu selle kuidagi selle tervikuna. Aga muidugi ütleme, kui otsusest rääkida veel, et siis ma olin oma elus jõudnud ka sellesse kohta, et mul oli lagi saavutatud kuidagi. Ma olen hariduselt moedisainer ja ma olin töötanud 15 aastat siis moedisainerina nagu erinevates ettevõtetes. Ja mul oli selline tunne, et aga mis nüüd edasi, et kuhu ma siis nüüd arenen, et mul ei ole, ma pean midagi tegema, mul ei ole kuhugi nagu siit edasi minna, et mul oli nagu natuke selline tupikseis. Ja siis sealt tuli nagu kuidagi see nagu otsus ja kõik see nagu plahvatusena ja tänaseks juba umbes 10 aastat ma palgatööd enam ei teegi, et jah, et see muutus oli kuidagi seespoolt ikkagi tuli, et on vaja midagi teha. Aga kuidas on lood disainimisega, kas see on ikka kaasas sinuga? Ja tegelikult on jah, et ma lõin ka joogariiete brändi. Praeguseks on see riiulil sellise brändi nagu Spirit Yoga, et ka ütleme joogaringkond üldiselt teab ja siiamaani mul naised eriti, seal oli ka isegi mehed küsivad, et miks ei ole rohkem kaupa. Ja aga ma nüüd juba koroona ajast siis ma tõmbasin sealt natuke nagu koomale ja tegelikult oleks vaja sellega minna ka nii-öelda eksporti ja natukene teisel tasandil teha. Et ma ootan õiget aega, et ta ei ole mul siin täitsa maha maetud see idee, sest et tagasiside on meeletult hea, aga Eesti turg lihtsalt on nii väike ja ma võib-olla tunnen ka, et oleks vaja
need õiged ideed ja õiged tunnetus esile tulla nagu paremini. Et hommik on selline, siis eks siis on vaja ju toimetada seal igal pool turunduse vallas, et olla ikkagi pildis, teha blogisid, kirjutada. Mul on teraapiatöö on ka, ma olen hingamisterapeut ja õpin ka holistilises, nüüd alustan 3. kursusel terapeudiks, et on neid kliente ja tööinimesega ja raamatuid on meeletult palju, mis on vaja lugeda. Ja ausalt öelda suvel on nüüd see päevad on nüüd sellised, et ma olen siin oma Kandimaa joogatalus Saaremaal ja me teemegi retriite suhteliselt palju ja väga palju toimetamist on siis siin talus tegelikult. Et täiesti sellised olmelised asjad, et kui ma siin korraldan ka, ütleme, rendin ka välja väga headele tuttavatele joogaõpetajatele siis seda kohta vahel, et siis ikkagi see, et selle ruumi loomine, et siin oleks võimalik inimesel tulla siis sellest tavarutiinist välja, et see nõuab tegelikult energiat ja iga detail oleks paigas ja kõik oleks sobiv ja et mul tegelikult sellist ühesuguseid päevasid väga ei olegi. Arusaadav. Kes teeb, see jõuab, eks? Ja samas ei tohi minna nagu niimoodi rapsima, et mul on viimasel ajal selline hästi mõnus selline mantra või afirmatsioon, mis minuga kaasas käib, on selline, et kergelt ja lõdvestunult, tervislikul ja positiivsel viisil, parimal võimalikul ajal, kõikide kõige kõrgemaks hüvanguks. Et see aitab selle energia muuta ära, et kui läheb nagu natuke stressi, et mul on seda veel teha ja seda veel teha ja sealt veel, et siis see tõmbab hästi mõnusasti sellisesse voolamise kohta ja siis tuleb kõik kergelt. See on küll väga hea nipp. Mina jätan meelde, ma loodan, et sina, kes sa kuulad või vaatad ka, paned kõrva taha, katsetad järgi ja miks mitte ei jaga meiega, kuidas mõjus. Ja ma võin, kas või sina ise saad kirjutada sinna alla selle, et see on nii pikk lause, et võib-olla ei jää kohe meelde, et mul võttis ka aeg enne, kui ma selle sain niimoodi mõnusalt pähe õppida, aga ta aitab ja kannab tõesti. Ja, just kirjutan välja ka, siis on eriti hea. Aga sa mainisid ka raamatute hunnikut. Ma saan aru, et suvel võib-olla ei jõua lugeda, aga kas sul on äkki mälus hoopis mingisugune lemmikraamat, mida sa tead, et sa võid kogu aeg uuesti lugeda, lihtsalt nii hea? Jaa, ma ei teagi, mul on nii palju neid raamatuid ja ma pean ausalt öelda tunnistama, et ma isegi ei jõua nende kõigiga lõpuni ja ma üsnagi, need on kõik ikkagi sellised enese sisevaatluse raamatud, mida ma loen ja neid tavaliselt võib võtta ka täiesti suvalisest kohast lahti. Võin tuua küll, mis viimasel ajal nagu kõnetanud ja jällegi ma ei ole lõpuni isegi neid jõudnud lugedest, et on vahel nii, et sa teed lahti või sa isegi alustad algusest ja sul on juba ühes lõigus on nii palju infot ja on sealt ridade vahelt ja siis sa lähed kohe sellega tööle ja sa ei jõuagi kaugemale. Et nagu ma mainisin, et tegelikult siiamaani on luuleviilma raamatud hästi sellised võimsad, et nad on ühed sügavamad kehatöö või ütleme kehahaiguste raamatud, siis mida ma lugenud olen, ütleme ka välismaa raamatutest, nad näevad väga spetsiifiliselt ja väga sügavale, kui sul on mingi probleem, et sa saad sealt nagu abi küll ja sa saad selle põhjuse teada. Mis ma tunnen, et kui sul otseselt ei ole mingit probleemi, siis ei tasu neid lugeda nagu niimoodi juturaamatuks, et siis ta nagu võib-olla viib fookuse liiga nende haiguste peale. Et siis ei ole võib-olla nagu nii hea, aga kui sul on ikkagi mingi teema, siis mine otsi need kohad üles ja vaata sügavuti. Võin tuua ühe näite näiteks, mis me just siin koos kaaslasega leidsime, et oleme siin Saaremaal ja siis see oli kuskil 6 aega tagasi ja käisime siin kusagil metsas ja avastasime tagasi tulles, et siis kaaslasel oli 4 puuki ja minul oli 1 puuk. Oli küljes juba sisse hammustanud ka. Nii, ja siis mõtleme, mina ütlen, et mida need puugid meile öelda tahavad.
no et minu jaoks on igal asjal on mingi põhjus, minul on selline maailmavaade tegelikult, et noh, banaan ei ole kunagi banaan, et seal on alati mingi põhjus. Iseasi, kas me peame neid põhjusi alati nagu vaatama minema, kõike sa ju ei jõua, eks. Aga no see puugi teema oli täpselt selline, et okei, siin on mingi sõnum peab olema, sest minu peale peaaegu, et üldse puugid ei tule praktiliselt ja siis oli äkki üks ja kaaslasel siis äkki 4 tükki, no siin peab midagi olema. Ja siis kaaslane ütleb, et kuule, et ma just lugesin, et Luule Viilma raamatus mingi puugi koht oli kusagil ja kuidagi väga kiirelt õnnestus see koht üles leida. Sest Luule Viilma raamatus ei ole nagu nii-öelda seda sisu korda, et sa ei saa probleemidega seda, sa pead tunnetama ja võtma selle raamatu lahti ja loeme, et puuk tuleb ütlema sulle seda, et sul on hirm nii-öelda vereimejate ees. Ehk siis puuk on, eks ole, see, kes ju tuleb ja hakkab verd imema. Ja et sinus on hirm, kes siis verd imeb, tegelikult on see, kes tuleb ära kasutama. Ehk siis on hirm ära kasutamise ees või siis sa tunned ennast ära kasutatuna või mingi teema seal on see, et andmise ja saamise teemaga, et sa ei taha nagu anda, et siis sind kasutatakse nagu ära. Naistes ju väga palju aktiveerub see, et mind kasutatakse ära, mis tuleb niisugustest vanadest mustritest. Ühesõnaga, lugesime selle teema välja ja me olime just paar päeva tagasi rääkinud ärakasutamise teemast. Ehk siis see oli nagu nii spot on. Mõtlesime, et okei, no selge, et puugid tulid ütlema, et näed, vaadake veel sinna sisse poole, võtke see teema välja. Et see oli lihtsalt nagu nii kümnesse ja nii need teemad tegelikult on. Ehk siis sealt võib saada küll, et soovitan nagu väga ikkagi, seal on nii sügavad seosed. Ja raamatutest veel üks, mis mind väga praegu kõnetab, on Transurfing, Vadim Silandi raamat. Ka ta on kvantfüüsik ja hoopis teise nurga alt võib-olla räägib elu seadustest, universumi seadustest, et kuidas on need nagu pendlid, kuidas meid nii-öelda need pendlid tõmbavad kaasa meid siis nendesse vastandumistesse, duaalsustesse ja kuidas me tegelikult peame valima selle, et me astume sellest nii-öelda karussellit maha ja jõuame siis keskele, kus ei kõiguta väga, sa oled selles kesktees tasakaalus ja läbi selle sa tegelikult siis hoopis nii-öelda tõused sisse. Ehk siis nagu täna see tunni teemal ma sellest tegelikult rääkisin, kuidas toimub see sissetõus, kui sa astud välja nendest poolte valimisest, nagu praegu on ju ühiskonnas see, et kas sa valid ühe poole või teise poole, selline vastandamine käib. Ja ma näen ka nii palju seda, kuidas inimesed ütlevad, ka teadlikud inimesed ütlevad, ei, ma olen seal keskel, ma ei vali poolt, aga nii kui keegi puudutab sinu tõde, siis kohe lased selle välja ja tegelikult surud selle oma tõe peale, et nagu, aga nii on ju õige, mina ju tean, kuidas on õige. Aga tegelikult see ongi ju see koht, kus sa oled nagu sinna sisse kaasa tõmmatud. Et jah, väga kõnetab praegu, et sealt sellest Vadim Silandi raamatust Transurfing sa saad nagu, ta seletab niivõrd hästi lahti, kuidas ennast sealt duaalsusest välja võtta, et see väga aitab. Kui me juba nippide teemal oleme, siis sügis ju tuleb, eks, ja siis tuleb pime talv. Kas sul on mingit sellist lihtsat nippi lisaks nüüd joogale, mis aitabki tuua ennast keskmesse ja hoida positiivsena? Tegelikult tegelikult ei ole sellist lihtsaid lahendusi. Ma mõtlen, eks kõige tähtsam asi on järjepidevus ja järjepidevus ongi see, et sa lood endaga mingi kokkuleppe, et kas ma teen näiteks 2 korda nädalas joogat või teen enda praktikat, see võib olla ükskõik mis asi, ongi see, et mina leppisin kokku, et ma teen 10 minutit, vähemalt 10 minutit iga päev meditatsiooni, et ma ei jäta seda vahele, et see on minu kokkulepe endaga ja ma pean sellest kinni. Võib-olla ma teen seda ära näiteks mingi sügiseni, siis ma teen mingi endaga mingi teise kokkuleppe. Ehk siis see järjepidevus hoiab sind keskmes, mitte mingit muud nippi ei ole. Kui sa lased ennast lõdvaks, lased ennast nii-öelda kuskile laiskusesse vajuda, sealt on jube raske välja tulla, et sa ei saa sinna nii-öelda ree peale tagasi. Ehk siis nagu depressioonieelsed seisundid on ju paljudel siin see segadus ja ärevus on inimestes nii suur praegu, et
et väga lihtne on ära vajuda nii-öelda sellesse kaamusesse ja ma olen väga palju saanud tagasisidet just nimelt, noh, ma teen online'is seda joogat, noh, kuna see olukord on ju selline, nagu ta on ja see online jooga ka aitab inimestel seal reel püsida, et tal on samamoodi, et see on nagu stabiilne, et noh, mul saab ka, ütleme, selles grupis saab järelvaatamist teha, et sa võid tegelikult iga päev teha 1 tunni või kasvõi natukene midagi või siis laivid on 2 korda nädalas. Ja inimestel olen saanud tagasisidet, see on toonud välja neid nendest aukudest ja aitab hoida keskmes. Siis kui sa ise ei saa, et otsi omale mingi toetav grupp, et see on ka üks soovitus. Sa ei pea tulema Bliss Yoga gruppi, sa võid leida ükskõik mida, aga otsi omale grupp, et läbi selle, noh, sealt tuleb see tugi, et kui sa oma täna üldse ei suuda teha ja siis, kui sa näed, et oi, et grupp tegi ja no ma teen kasvõi järgi siis ja siis sa saad sealt juba mingisugust ideed, et oi, täna oli see teema või nagu, oh, see mind kõnetab ja sealt ma saan sisse, ma saan seda vaadata, et noh, siin on kogu aeg on nagu mingisugused mingid ideed õhus ja inspiratsioon, mis tuleb siis teistelt inimestelt ja gruppidest, et need on nagu sellised põhilised märksõnad, et ära jää üksi enda nii-öelda sellisesse raskesse meeleollu konutama, et küsi julgelt abi ja otsi tõesti see tugigrupp. Väga hea soovitus jällegi ja nüüd on ju eriti lihtne, Facebook on täis erinevaid põnevaid gruppe, leia enda jaoks lihtsalt sobiv teema ja olemas. Ja. Aga kuidas on lood sinuga? Millest sina unistad? Sa oled väga palju juba ellu viinud, eks, erinevaid stiile õppinud, nüüd õpetad ise, sul on oma kontseptsioon. Kas sul on veel midagi sellist suurt, mida sa tead, et vot ühel hetkel tuleb see ka? Väga hea küsimus, sellepärast, et väga värske uus unistus on mul, ma ütlen, et täna on kolmapäev, eks, see idee sündis põhimõtteliselt esmaspäeval alles, mida ma nüüd siin kohe jagan inimestega, ma ei tea, mis sellest tuleb, aga see oli nagu ka üks ülispontaanne mingisugune otsus läbi mingisuguse grupi inimeste. Ma ei teadnud isegi, et see võib olla võimalik. Nii, see asi on raamatu kirjutamine. Ja võimalik, et nüüd olen selles kohas, et ma hakkan kirjutama raamatut. Ma ei teadnud isegi, et see on minu sees olemas ja järsku aktiveerite mulle, inimesed ütlesid, et kuule, aga sinu sees on raamat, kas sa saad aru, et sinu sees on raamat? Ja siis see nagu natuke oli nagu selline nagu puuga pähe saamine, et okei, et kas tõesti või, et siis oli see jälle see sisemine kriitik, ütleb, ma ei oska kirjutada, ma ei tea, ma ei ole ju ma olen kunstiinimene, no mis ma siin nüüd, ma ei ole ju kirjanik, et kõik ei saa ju olla kirjanikud, eneseabiraamatuid on miljoneid, on ju. Aga see, mis mulle nagu toeks öeldi, et tegelikult iga inimese sees on raamat. Ja see on lihtsalt eneseväljenduse vorm. See ei ole see, et ma pean olema kellegist parem või halvem või et mind üldse huvitaks mingisugused kriitikud, aga kuna minu sees on nii palju sellist kogemust ja seda juba tekivad mingid süsteemid ja et tegelikult raamatu kirjutamine aitab selle kõik kuidagi panna mingisugusesse raamistikku, selle, mida mina nagu jagan inimestele ja sealt raamatut lugedes võib ju saada mõni inimene abi, et ühesõnaga läbi selle jõuab tegelikult palju rohkemate inimesteni. Ja siis hiljem, kui ta tahab tulla minu juurde, ta juba teab, mis on, eks ole, see maailmavaade ja ta on juba eeltööd nagu teinud, et siis saab ju kohe minna sealt sügavuti, kui näiteks tahab teraapiasse tulla või joogasse. Ehk siis see on nagu nii huvitav asi, ma ei tea, kuhu ma sellega jõuan, aga see on mingi huvitav idee, mis praegu sütitab mind ja ma tunnen kirge ja ma tunnen täiesti sellist inspiratsioonitunnet, et mis kannab. Nii et võib-olla tuleb. Ütleme nii, et tuleb. Ma arvan, et tuleb, sellepärast, et kui sa sellest rääkima hakkasid, siis see silmades tekkis selline veel lisasära, et kui sul juba see on olemas, siis ükski takistus ei loe.
ja ma arvan ka, et see on see sisemine nii-öelda kirg peab olema midagi teha, et muidu ei jõua kuhugi. Aga kui sa nüüd isegi vaatad veel kaugemale edasi, ütleme, et sul on 85. sünnipäev. Kuidas sa siis ennast kujutled? Jaa, no ma arvan, et jooga või siis mingisugune kehapraktika, kuidas iganes siis seda ühel hetkel nimetada, on kindlasti üks minu elu osa ka sellel ajal. Et ilma selleta ei saa, keha eest peab hoolitsema, kogu aeg liikuma, keha on nagu sõnumitooja meie ju hinge ja vaimu vahel. Või noh, ütleme siis vaimsed sõnumid materialiseeruvad ju läbi keha. Ja et kehapraktika kindlasti jääb, aga ma arvan, et selleks ajaks võiks olla küll jah, selline veel sügavuti minna selle sama õpetusega ja mul tegelikult sellele raamatule on juba sündinud ka päris selline spetsiifiline idee. Ma praegu siin sellest veel ei räägi, see on natuke nagu vara, aga ma arvan, et ma saan väga sügavuti minna veel mingite teemadega ja siis võib-olla veel meil mitmed erinevad teemad ka sinna süsteemi toodud selleks ajaks. Aga mis ma veel võib-olla mõtlen või unistan või visualiseerin, no ma ise tegelikult vaikselt juba loon sellist joogakeskust, et siin Saaremaal meil tegelikult juba on, siin juba retriidid käivad, aga ma tahaks selle viia nagu eriti sellisele tasemele, kus on põimunud hästi sügav praktika, hästi chill, kerge, voolav, eluline olemine ja siis sinna juurde veel ilu, ehk siis igas hetkes, igas kohas, kus sa vaatad, sul on tegelikult luksus ja ilu. Ma tahan tuua 3 sellist osa kokku, et vaimne töö iseendaga ei oleks mingisugune ülitõsine töö, mis välistab igasuguse külluse nautimise, et selle asja ma tahaks nagu selle uskumuse nii-öelda nagu kõrvale heita, et kõik see saab olla nagu puhas nauding ja samas ülimalt sügav. Et ma tahaks luua siia sellise keskuse ja ma arvan, et 85-aastased võiks see küll olla juba, võib-olla juba, ma ei tea, mitu keskust. Aga mul on sellest vanusest rääkides, mul on üldsegi ühel hetkel ma avastasin, et miks me üldse nagu arvame jällegi, et miks meil on mingi programm peal, et me elame 100-aastaseks nagu heas mõttes või noh, heal juhul ütleme. Et ma mõtlesin, et aga mina hakkan siis looma seda programmi, et ma elan 150-aastaseks. Ehk siis 85 on selline mõnus keskiga. Et noh, kui rääkida sellest vitaalsusest ja kogu sellest kehalisest olekust, et see on puhas programm, mis ütleb, et nagu 100-aastane, et 150 võiks olla ja siis ka veel olla nagu selline vitaalne. Tegelikult inimkeha peaks vabalt pidama vastu 300 aastat. Et on aeg hakata muutma oma mõtteviisi. Täiesti nõus ja kui sa juba rääkisid sellest keskusest seal Saaremaal, eks, siis ju ka see annabki vanemale generatsioonile ka võimaluse tulla kogema ja võib-olla avastama rohkem enda jaoks, sest praegu ikka mulle tundub, et ükskõik kui palju on joogaõpetajaid, ikka on seda nii-öelda kuvandit, et noh, jooga jaoks sa pead olema noor, paindlik, eks. Ja kui sa varbaid kätte ei saa, siis üldse ei tuldagi. Et kui meil on juba keskused olemas, siis ma olen kindel, et see muutub. Jah, ja jooga kuvand üldse on ilmselt muutumas ka ja selle nimel ka mina teen väga palju tööd, et minu joogas ei ole ka, üldse ei ole oluline nagu see väline, et igaüks teeb tööd iseenda kehaga täpselt nii, nagu tema keha lubab. Et tegelikult jooga on ühenduse loomine oma meele, keha ja vaimuhinge vahel, eks, et jooga, see on ka jooga algne olemus ja jooga filosoofia nagu nii-öelda nagu sõnum.
aga jah, et see kuvand, no ma arvan, et ta juba on nagu natukene nagu muutumas ka, et ei ole see, et tõesti sa pead selle jala sinna kaela taha saama ja ma ei tea, kuidagi kringlisse ennast panema. No ma näen võib-olla, et meeste hulgas on rohkem seda, ma ei paindu, ma ei tule kuskile. Naised juba saavad aru, et see ei ole tegelikult üldse teema. Aga vaikselt see muutub, jah. Nii põnev on olnud sinuga rääkida, aga see aeg hakkab vaikselt otsa saama. Ma tahaks küsida siia lõppu ühe oma lemmikküsimuse, mis olenevalt inimestest tuleb kas kiire vastus või tuleb natuke mõelda. Aga kui ma nüüd võtan ära sinult kõik sinu rollid, ametid, isegi su soo ja nime, siis mis jääb alles? Kuidas sa siis ennast kirjeldaksid? Minu unikaalsus seal hästi seespool, väljaspool igasugu rolle on inspiratsiooni, armastuse ja ilu looja. Väga ilus. Väga niimoodi lihtsalt ja selgelt nii-öelda kokku võttes. Sest et noh, jah, et kui me võtame rollid ära, kas siis meie tuumas, essentsis me oleme tegelikult unikaalsed. Eks, et seal on ju midagi, et me ei ole kõik ühesugused hinged, meil on kõigil mingisugune oma väljund ja oma ülesanne siin maa peal, et siis jah, et see on minu tee. Super. Aga kui nüüd keegi, kes vaatas või kuulas, tahaks midagi küsida, sest nii põnev on olnud, ma vaatan, et küsimusi pole praegu tulnud, aga kuidas saab sinuga kontakti nüüd peale seda kuulamist? Ja minul on selline Facebooki leht siis nagu Open Mind. Sinna võib alati kirjutada sinna kas Messengeri küsimustes. Minu isiklikult võib ka minuga ühendust võtta Katrin Kivi. Mu koduleht on ka openmind.ee, et seal saab teha ka kõiki neid liitumisi Bliss Yogaga, seal on sellest Bliss Yogast ka rohkem kirjutatud, kui sa pead huvi kellelgi tekkis ja siis samuti need teraapiad ja seal on ka retriitide infot palju, et kui meil on siin hingamise retriite tulemas ja kui huvi on, siis sealt saab selle info kätte. Siis Instagramis ka olen Katrin Kivi või ka täiesti avalik profiil ja Kandimaa Joogatalu Instagram on ka veel nüüd olemas, et seal saab ka veel siis meie siin Kandimaa Joogatalu tegemistega kursis olla, et väga palju erinevaid kanaleid, et kui guugeldada ka kuskile midagi sisse, et siis tulevad ilmselt välja. Ja meelega suhtlen ja vastan küsimustele ja. Nii tore, nii palju võimalusi, et ära sai kao, kes tahab, see kindlasti saab kontakti. Ja, kindlasti. Kuidas sulle nüüd tundus? Mina küsisin palju erinevaid küsimusi, aga kas sa südames tunned, et midagi jäi justkui jagamata, siis praegu võiks olla see hea hetk seda teha? Me vist rääkisime tõesti paljust ja võib-olla seda, et jooga on ikkagi teekond iseenesesse, et see on niisugune tervenemise teekond ja et jooga ei ole mitte midagi nagu välist ja see teekond lihtsalt enda sisse tuleb läbi keha tasandi ja võib-olla nagu tahaks seda jagada, et tegelikult see muutused ja kõik see uue maailma loomine, mis siin on, et see käib tasapisi, et väikeste sammudega. Et ma tihti ka klientidele ütlen, teraapia klientidele just, et ära taha hüpata nagu suurt sammu või kohe nagu niimoodi üle kraavi, et sa ei saa, sa kukud sinna vette. Et ma olen ise ka niimoodi vahepeal kärsitud, ma tahan, kui ma mingit protsessi teen, ma tahan, et see kohe saaks hästi kiiresti läbi või noh, et ma lahendaks selle ära. Aga vahel on vaja teha need väiksed sammud, siis kui sa üle kraavi hüppad, sa viskad sinna need kivid, et astuda sinna peale ja väike samm ja väike samm ja väike samm. Ja siis sa vaatad näiteks aasta pärast, ma olen täiesti teises kohas, et isegi märkamatult ja sujuvalt ma olengi juba muutunud ja ma olen hoopis teises meeleseisundis ja sisemise jõu ja rahuga.
ja mis siis saab veel 2 aasta pärast ja 3 aasta pärast, kui me läheme selliste väikeste sammudega, kogu aeg leides need kohad üles, kus nautida, mitte olla selles kannatuses. Ja rasked teemad vahel ka tuleb läbi lasta ja sinna nii-öelda lõdvestuda, aga kogu aeg leida need selle blissi seisundi üles oma igas päevas. Nii ilusti kokku võetud, täiesti nõus sinuga. Ja suur aitäh sulle, Katrin, et sa tulid ja jagasid. Aeg on ju kõige kallim vara, aga sa võtsid selle aja ja sa jagasid meiega. Ja see tuli kuidagi väga loomulikul ajal, mul nagu tõesti hea meel jagada, super hea meel, aitäh, et sa kutsusid, et sa ühendust võtsid ja kuidagi jällegi mina saan inspiratsiooni sinult, sina saad minult, meie koos saame inspireerida kedagi teist, võib-olla tekivad siit veel mingid kontaktid, kes jälle meid inspireerivad, et nagu koos luua ja seda inspiratsiooni jagada, et minu meelest see on ka üks nii oluline asi praegu, et see annabki selle rõõmu ja mängu siia igapäevaellu, mis on selline natuke segane ju praegu see aeg, et hoiame seda rõõmu üleval just ja läbi selliste ettevõtmiste, nagu sina teed siin seda podcast'i, seda saabki nagu nii-öelda levitada ja laiendada. Nii et aitäh sulle kutsumast. Aitäh sulle ja aitäh sulle ka, armas kuulaja või vaataja. Ja nagu sa juba kuulsid, kui sul on küsimusi, sa võid Katrini poole otse pöörduda, aga võid ka julgelt siia samasse video alla kommenteerida, edastan kindlasti rõõmuga kõik mõtted. Naudi oma nädalat ja kohtume juba järgmistes saadetes. Tšau! Tšau!